Austatud auditoorium. Me võtsime suure riski seda seminari korraldades, andes endale täiesti selgelt aru, kui vähe me tegelikult teame ja millises ebamäärasuse udus me ujume. Ja mul on väga hea meel, et ma nägin eile, vaadates meie osalejate nimekirja, et meil on siin arendajad, eksperdid, aga ka vabaühendused, murelikud kodanikud ja teid kõiki on meil hädasti tarvis. Ja täna hommikul hakkas mul peast rummeldama üks luuletus, minu sügav kaastunne meie väga tublidele tõlkidele, sest luuletuste tõlkimine on kindlasti see, mida ei osanud karta sellelt ürituselt, aga ma pean selle peast välja saama, sellepärast et muidu see ettekanne edasi ei lähe. Keskkonnaameti poolt vaadatuna, ma olen seda vist oma kolleegidele kunagi lugenud ja ühel kohalike omavalitsuste liidu üritusel. Ja see on järgmine. On lolle sõpru hoida küsitav. Väärt vaenlane on rohkem väärt. Ta sõpradest on ausam, püsivam, ta rangusel ei ole äärt. Ta valvsust selgust sulle õpetab ja sul on korraga talent, kui miski vaherahu lõpetab, ka lööke andes kaitsta end. Kuid halbust võlukepp võib puutuda, eks seda näidanud on aeg, et äkki sõpruseks võib muutuda. Suur hingest tuleb vihavaen. Et olles päris mitukümmend aastat nüüdseks riigiteenistuses töötanud, siis ma julgen teile kinnitada. Ametnikud ei ole laisad, ei ole lollid, ei ole ignorantsed, vaid me teeme oma otsuseid selle hetke parima teadmiste, oskuste ja suutlikkuse piiril ja võimete piires. Meie võimed sõltuvad sellest, kui palju teie meile infot toote, meid koolitate, teie kõik. Me õpime oma kolleegidelt, me õpime ekspertidelt. Iga aruandega, mis te meile esitate, saame me targemaks. Minu sügav kummardus meile väga tugevatele õpetajatele, keskkonnamõjude hindajatele, Piretile, näituseks, kes eile siin rääkis, kes ütles, et tema on 15 aastaga kõvasti arenenud ja mõjude hindamajate aruanded on kõvasti paremaks läinud. Sama on juhtunud tegelikult ka meiega. Rainer Vakra eile mainis, et me oleme läbi viinud siin terve portsu koolitusi, neid on ligi 60 2 aasta jooksul. Minul õnnestus lüüa eelmise aasta koolitanute rekord Keskkonnaametis, et tekkis küsimus, millal ma tööd teen, sest ma olin 2 kuud tööpäevades mõõdetuna viibisin mingisugustel koolitustel, üritustel, seminaridel, rahvusvahelistel üritustel, aga ma ei ole seda kõike üldse endale hoidnud, vaid ma olen seda püüdnud jõudumööda jagada oma kolleegidega, ma olen teinud konspekte, ka sellest üritusest on valminud konspekt, mis ilmub igareedeses infokirjas minu inimestele ja samamoodi, miks me seda Repoweri teeme nii, nagu me teeme. Te nägite eile ära Repoweri elustiku poole raske kahurväe siin lava peal, minu 4 kolleegi kõik. Märt Öövel, Pauli Saag, Art-Ville Madojaan ja tänaseks, kuna ta tegi 1,5 ettekannet, mitte ühe juba rivist välja langenud Tarmo vestus, sellepärast, et see pingutus oli tõesti tema viimane piir. Ja nad tulevad pärast siia lavale ja aitavad mul vastata teie küsimustele, mida ma väga julgustan, et te esitaksite. Miks ma võtan praegu selleks vahutamiseks nii palju aega? Sellepärast, et mul on teile teadaanne. Teie ajakavas, kui te registreerisite ja paljud teist ootavad, oli Mati Kose ettekanne, mis pidi rääkima natukene järelseire tulemustest. See ettekanne tuleb teile, ta osutus videosalvestusena, kuna Mati ise ei saanud füüsiliselt siin kohal olla, pikemaks, kui meie ajakavas oli ette nähtud. Ja seetõttu me peame seda natukene ka toimetama, aga ta tehakse teile järelvaatamises kättesaadavaks, et ei jää sellest ilma. See info on olemas ja me teeme ta teile pärast nii-öelda lingilt, saate järele vaadata. Aga selle võrra me võtsime endale veerand tundi rohkem aega ja mõnede jaoks üllatuse esinejana, siis meie üks Saksa nii-öelda, siis ei saa päris öelda kolleeg, aga ütleme siis partner, kes räägib pisut pikemalt siis lahendustest, kuidas on võimalik nende tuugenite negatiivseid mõjusid elustikule leevendada. Ja hakake kohe küsima, aga mina tahan alustada sellest, et õigustada riigi ja maksumaksja raha kulutamist. Eelmisel aastal me käisime koolis
nädal aega me õppisime Prantsusmaal maailma kogemustest ja mõned teist osalejatest, me teame, olid ka seal. Aga ma võtan ikkagi kokku nii, nagu Keskkonnaamet seal nägi ja õppis. Me saime teada nädalase väga intensiivse ja väga pikkade tööpäevadega nii-öelda parimate elustikuspetside ettekannete põhjal, et maailm on väga mitmekesine ja lõplikku tõde ei ole. Ja mis on lahenduse võti, on pikaajaline uurimine ja seire. Ja oluline on taastuvenergeetikat arendada nii, et see ei kahjustaks, vaid raviks elurikkust. Ja see oli uus trend, mis jäi nagu silma võrreldes selliste varasemate samasisuliste üritustega, et otsitakse võimalusi, kuidas tuuleparkide arendusse integreerida nii-öelda võiduvalemeid, kuidas tuulepark võiks panustada elurikkuse kaitsesse. Seal oli ka üks selline tore slaid, mida ma teiega praegu siin ei jaganud, aga kus näidati, äkki see oli Hispaanias, kus nad taastasid tuulepargi alla märgala. Vabandust. Ja vaat see tekitas küll küsimuse, et kas me tahame sinna elustikku just nimelt sellele tuulepargi alale juurde meelitada, et kas see on kõige targem lähenemine. Aga me peame olema avatud kõigile lahendustele. Ja see pilt joonistati selle konverentsi ajal kunstniku poolt ja mida osalejad said siis kõik täiendada ja täpsustada. Ja kui te nüüd vaatate siia kõige alla serva, seal on joobes Winnie-Puhh. Et see siis põhimõtteliselt on tunne siis kõigil arendajatel ja ekspertidel, kui tuulepark lõpuks valmis saab. Et see on ränk, keeruline tee, õigeid vastuseid mitte kellelgi ei ole. Te näete minu slaidi nüüd teie poolt all vasakus nurgas, et ühelgi eksperdil maal ega arendajal pole kõiki teadmisi ega vastuseid. Ja seda ütles siis Prantsusmaa nii-öelda taastuvenergeetika assotsiatsiooni presidentinna meile. Siin on viide ka sellele, mis üritus see oli. Sealt on välja tulnud omad teesid, millega on võimalik tegelikult veebis tutvuda. Aga põhimõtteliselt, mida me sealt teada saime, et 50 aastaga on siis elurikkus ekspertide hinnangul kahanenud 73% ja rohkem tegelikult seda kahanemist lubada ei saa. Tulge istuge, ärge seiske seal. Meil on nagu saali taga otsas, inimesed kardavad, et nad segavad. Mina ei lase ennast küll millest käirida. Et seda on siis öelnud Convention of Parties 16, mis teadupärast on siis bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni selline kokkukäiv kogu. Et tegelikult nüüd tuleks nagu kannad maha panna ja öelda, et me peame midagi välja mõtlema, et meie tõttu olukord halvemaks ei läheks. Ja pandi südamele, et arendajad ei tohi kriitilisi vigu teha arendamisel, tähendab mitte keegi, mitte ainult arendajad, vaid tuleks tagada siis elurikkuse püsimine, kaitse ja isegi paranemine. Ja seda öeldi eile teile mitu korda, see ei ole miski uudis, et põhjalik eeltöö ja hea asukoha valik rasvaselt alla tõmmatuna on edu ja väiksemate keskkonnamõjude garantii. Ehk kui sa paned ikka selle absoluutselt valesse kohta, seal toodi väga markantseid näiteid Brasiiliast. Just täpselt sellel ajal, kui meie seal olime, väidetavalt pani Prantsuse kohus seisma ühe tuulepargi, kus hukkus saatjaga kaljukotkas. Ja öeldi, et seda ei tohi mitte kunagi juhtuda, eks, et tuleb garanteerida, et sellised asjad tulevikus on välistatud. Brasiilias selgus, et nad enne suurt mõju ei hinda, nad panevad tuulikud püsti, siis vaatad, mis juhtuma hakkab ja siis need tuulikud, mis jäid nagu osutusid väga kahjulikeks, need siis pandi seisma või likvideeriti. Siis varasemate inventuuride uuringute andmed pole sageli kättesaadavad. Ja teate, see on kõigi mure. Ma tean siin saalis väga paljusid inimesi, kes on selle üle kurtnud, et tahaks teada, mida naabrid on juba uurinud ja teada saanud, et teeks siis targemaid otsuseid. Eriti mul on kahju mõjuhindajatest, vaatan siin Pireti kurbadesse silmadesse. Et meil on Keskkonnaametis selles mõttes natukene parem positsioon, et meie lihtsalt nagu riigi jõuga nõuame need välja. Aga tõesti nende jagamisel on sageli need niinimetatud AK-märked peal, need on ametkondlikuks kasutamiseks, aga kallid arendajad, mul on teile halvad uudised. Me võtsime REPoweri raames tööle endal lisaressursina juristi, kes on väga tubli ja tõhus. Ja nüüd meie jurist on meile öelnud, et tegelikult ka see ametkondliku kasutamise märge peab olema ikkagi väga selgelt ärilistel põhjustel põhjendatud ja see on teie asi meile öelda, miks te üldse arvate, et selliseid andmeid tohiks salastada, sellepärast, et meil kõigil kehtib Århusi konventsioon, mis ütleb, et tegelikult peavad keskkonnaandmed olema avalikud.
ja seda peab teadma ka külaseltsi esindaja, keda ma nägin siin, oli meie auditooriumi seas vähemalt eile. Nii et tegelikult me aina rohkem hakkame nõudma ja jälgima seda, et kui ei ole head põhjendust ja kuidas see teie ärihuve riivaks, siis keskkonnaandmed peavad tulema avalikuks, sest moel või teisel Keskkonnaamet nende põhjal otsuseid langetab ja ega seda kaua ei saa ju varjata, kui me oleme teile mingeid tingimusi seadnud, mingeid nõudeid esitanud, et keskkonna suhtes nagu mõjusid leevendada. Ja siis lisaks projektipõhisele seirele on vaja riiklikku laiemat strateegilist seirevisiooni ja see on täpselt see, millega meie kokku kõlame, et me tahaksime, et riigil oleks nägemus, kuidas andmed jookseksid ühte kohta kokku. Me ise oleme ka see riik, me kõik oleme. Meie peame ka neid ettepanekuid tegema, kuidas see võiks toimuda. See on väga suured ja keerulised IT-lahendused tihtipeale, aga maailma väljakutsed, see on nagu kordus eilsest päevast, kui te vaatate. Mis on tuuleparkide mõju võrreldes muude mõjudega, nagu kliimamuutused, võõrliigid, reostus, toiduahelate muutused, ülekalastamine ja nii edasi. Üliraske on sealt välja selekteerida, et tuulepargi tõttu on juhtunud nüüd see ja too. Kuidas rajada keskkonnasõbralikke tuuleparke? Natukene eile meil anti aimu, et me peaksime vältima neid kõige tundlikumaid alasid ja nii edasi. Eile õhtul kolleegidega vesteldes sain teada, et Euroopa poolt on nagu ette valmistatud selline ka visioon, mida me väga ei taha toetada, et ühtegi ala tegelikult nagu ei tohiks päris välistada. Me Eestis oleme ikkagi kokku leppinud, et kaitsealadele, natuuraaladele me neid ei tee. Ja me tahaksime tegelikult seda hoida, sest me arvame, et ruumi on piisavalt ka väljaspool, et jätame need kõige tundlikumad alad siiski loodusele. Ja loomulikult igikestev küsimus, nagu et kuhu kaob raha ja kust tuleb tolm, et kuidas siis õieti neid negatiivseid mõjusid leevendada ja heastada. Aga mis on ka maailma kogemus, et taastuvenergeetikat ei tohi vastandada elurikkuse kaitsele, vaid tuleb otsida koos lahendusi ja näha võimalusi. Ja seda Keskkonnaamet püüab teha. Miks me läksime seda teed, et me proovisime nende lisavahendite eest endale ka elurikkuse kaitse poole peal teha sellise tugeva tuumiku? Sellepärast, et meil piirkondades töötavad väga tublid spetsialistid. Meil on piirkondades elustiku poole peal lubade andjateks väga kogenud juhtivspetsialistid oma meeskondadega, nagu väikesed feodaalriigid annavad iga päev allkirju ja nii edasi. Üks nendest istub ka siin saalis, väga tubli töö. Aga peaspetsialistid on need, kes omavad seda üle-eestilist vaadet ja see paneb neile muidugi tohutu koormuse. Mina kukkusin eile peaaegu tooli pealt maha, kui ma kuulsin Soome kolleegi, kes ütles, mitu sada keskkonnamõju hindamist tema laua pealt aastas läbi käib. Meie nii võimekad ei ole. Rainer Vakra ütles, kui palju neid menetlusi meil on olnud, aga keskkonnamõjude hindamise aruanded meie jaoks on tohutud mahukad 700 leheküljelised dokumendid ja nende läbi töötamine võtab ikka aega, sest me tõesti rida-realt kontrollime, mis seal sisus on ja ma pean tunnistama, et ametnik peab olema selles mõttes nagu väga balansis isik. Ta ei saa olla teadlane. Sellepärast, et teadlane küsiks lõputult ja ütleks, et mul on liiga vähe informatsiooni, et otsust langetada. Ma vajan veel ja veel ja veel. Meil on tähtaeg, me peame otsuse tegema parema sisetunde järgi, aga samal ajal me peame olema piisavad kompetentsed, et olla nagu võrdväärsed partnerid, ka kohtuvastased vajadusel ja seal argumenteerima. Ja meil peab olema endal sisemine veendumus, miks me selle otsuse sellel ajahetkel niimoodi lahendasime. Ja me peame oma vigadest õppima ja jah, teil kõigil on õigus, kes ütled, et aga selles asjas te tegite teistsuguse otsuse. Tegimegi, sest kas olid alusandmed teistsugused, lähtesisendid olid teistsugused, looduslikud tingimused olid teistsugused või me lihtsalt siis veel ei teadnud mõnesid asju, mida näiteks kohus on meile õpetanud pärast seda, et te nii ei tohigi otsustada. Nagu te teate, kohus on siis nii-öelda see lõpliku tõe instants ja kohus ütleb, kelle jutt tundub veenvam. Seda on kohus ise tunnistanud keskkonna asjades. Kui tulevad 2 eksperti, kes väidavad täpselt vastupidiseid asju, siis kohus kuulab, kes tundub veenvam. Ja sisulisi otsuseid ei langeta. Nii et põhimõtteliselt meie inimesed proovivad teha võimalikult tasakaalustatud otsuseid olemasolevate andmete ja ajaraami piires. Kui te näete viga, laita, tulge ja aidake konstruktiivselt edasi. Öelge, mis on meil 2 silma vahele jäänud, aga kergekäeliselt me oma otsuseid ei tee, sellepärast et moel või teisel
kui me teeme kallutatud otsuse või teeksime seda, siis see jõuab ikka kohtusse ja siis me jääme ju vahele ja seda pole kellelgi tarvis. Aga hea uudis maailmast on see, et pankadest ehk rahastajatest on saanud eeskätt just arengumaades väga olulised looduskaitsjad, kuna enne rahastamist nõutakse keskkonnauuringuid ja mõjude hindamist ja seda me Prantsusmaal kuulsime Kagu-Aasia kolleegide käest, kes tõsimeeli ütles, et nendel arendajad on väitnud, et tuulikuid ei ole võimalik peatada. Et kui tuulik pannakse käima, siis ta käib oma eluea lõpuni ja nad said uudisena teada seal, et kolleegid rääkisid mingitest peatamissüsteemidest. Ja nad olid selle üle nii õnnelikud ja siis nad ütlesid, et meil ikka ennem oli niimoodi hindud näiteks rääkisid seal, Bangladeshist vist olid, et kuidas väga nende meelest väga olulisse maastikku pandi tuulikud ja aga neil on suurepärane võimalus, nad saavad nüüd seirata, kuidas need asjad elustikku mõjutavad. Ja nad olid selle üle juba õnnelikud, mis sest, et alusuuringud olid kõik tegemata. Et maailm liigub väga erinevas tempos, väga erineval viisil, aga mõjud elustikule, sõltuvalt liigistikust muidugi, mis seal kandis elab, on ikkagi sarnased. Hukkumine, häirimine, killustamine, väljatõrjumine ja nii edasi. Aga teadlased sedastasid, et tegelikult nendest aeglasteks muutusteks, et oodata, et näiteks liigid kohanduksin. Eile oli väga tore küsimus, et kas nahkhiired kui väga sellised sotsiaalsed olendid, kas nad ei võiks üksteisele uudiseid rääkida, et ärge lennake sinna, et seal saab surma. Et see on nagu selline, peaks olema nagu kohanemise võimekus, mis seda laseks nii-öelda teha, aga selleks arvati, et sellisteks muutusteks tegelikult aega ei ole, et inimene peab varem õppima ja keskkonnamõju tõttu me teame, maailmas on tuulikuid ära jäetud, seda teeme meie ka, nõuame, et mõnda tuulikut ei saa ehitada, ümber paigutatud, maha võetud ja pikemaks ajaks ka seisatud. Ja mis oli meil väga valus õppetund, et kiired uuringud ja hinnangud võivad anda väga valesid tulemusi. Et nagu te teate, siis taastuvenergeetika arendamisega on kiire, kõiki protsesse tahetakse forsseerida, aga mille eest hoiatati ja seal oli ka päris mitu teaduslikku ettekannet, mis näitasid, kui erinevalt näiteks linnud 10-aastase järelseire tulemusena tegelikult erinevatel aastatel sõltuvad siis kas ilmastikust, meeleolust, toidubaasi liikumisest, kõigest sellest oma asukohti vahetavad ja et umbes 10-aastane peaks olema see järelseire. Mul oli eile nii kade, kui ma kuulasin meie Leedu kolleegi, tervitused Juliusele, et kes ütles, et nendel on väga kindel seiresüsteem, 3 aastat igal aastal, kord nädalas käid ja vaatad ja loed ja siis pärast seda 5-aastase intervalliga jälle pead 1 aasta vaatama, mis sellega juhtunud on, et väga hea. Et seda pikaajalist seiret kuni tuulikute eluea lõpuni tegelikult oleks tarvis, et päriselt õppida, kuidas loodus sellega toime tuleb. Ja minu meelest ka Saara eile ütles, et tegelikult on näidanud, et kui ka põhjapõdrad, metspõhjapõdrad olid nad vist alguses ei väldi tuulikut, siis pika peale nad nihkuvad sealt kaugemale ja eemale. Paljud tuulearendustest mõjutatud liigid ja elupaigad pole hetkel ohustatud, kuid nendega peab arendustes arvestama. Eile võib-olla see ei tulnud väga reljeefselt välja, aga tegelikult kolleeg Tarmo nagu viitas, et me korrigeerime oma alusinventuuride metoodikaid, ehk me proovime sealt ära jätta selle ballasti, mida me tegelikult igapäevasteks otsusteks ei kasuta. Me oleme saanud juba sellele metoodika muutmise mõttele ka tagasisidet. Me teame, et kõik seda ei toeta, et me osa inventuure sealt ära jätame, sest tõesti tuuleparkide inventuurid on väga head elustiku info kogumise võimalused olnud meie jaoks ja saanud oleme me palju rohkem teada, aga ilmselt me mõned liigigrupid jätame ära, samal ajal hoides tegelikult kõrvas kogu aeg seda, et need liigigrupid, keda tuulikud kõige enam mõjutab, neid me peaks jälgima. Uusi ideid takistavad õigusruum, senised veendumused, põrkuvad huvid, nagu näiteks kalandus, tuuletootmine ja muu, tööstusele ja ärile keskenduv, mitte siis loodusele keskenduv poliitika, lühiajalisest ja mõõdetavast kulust lähtumine. Maailma kogemus küsimärgiga. Meretuul praeguste teadmiste põhjal tundub elustiku jaoks pisut talutavam ja probleemivabam, kuid Lääne- ja Põhjameres kardetakse kogumõjusid ja vaadake nüüd vasakule poole seda pilti. See ei ole nüüd kogu Läänemeri ja see ei ole kogu Põhjameri, aga see on nüüd siis see Taani ümbrus nii-öelda. Need on kõik siis erinevates arendusjärkudes või uurimisjärkudes olevad meretuulepargid, et nüüd kujutage ette, et te olete siis elustikurühm, kes peaks sellega kuidagi toime tulema. Et arvata, et sellel mingit mõju ei ole, oleks ilmselt natukene sinisilmne.
Aga all näete te sellist positiivset projekti, seal on siis nii-öelda ujuvvundamendiga tuulikud ja siis elurikkusele kaasaaitamise võimalused, et kuidas sinna on võimalik siis rajada vetika ja karbikasvatusi ja kalade lastetubasid ja nii edasi. Need olid sellised hästi lootusrikkad ja positiivsed ettekanded seal Prantsusmaal. Mida maailmas soovitati? Merekaitsealad ei peaks kattuma tuuleparkidega ja seal tuleks keelata kalastamine, lubada elupaikade taastamist, mitte kunstlike tekitamist ja ka teadustööd. Ja ujuvvundamentidega meretuulepargid on selline hästi suur trend. Need arenevad tormiliselt. Me ise käisime vaatamas neid, mida Vahemerre siis rajatakse. Veel ei töötanud, olidki täpselt rajamisel, aga ka need mõjutavad elustikku, nagu on selgunud. Nendel on omad ankrud, millega neid siiski seal hulpimas hoitakse, uuritakse varjutust ja kõike muud, mis nad merepõhjale võivad siis tekitada. Ja tuuleparkide mõjud küll toodetud energiaühiku kohta ajas kahanevad, aga see kuhjuv mõju kasvab kiiresti just tänu sellele, et neid tuuleparke tuleb aina juurde. Nii, maailma trendid, jälle küsimärk. Küsiti ka, et äkki peaks kõigi nende põhjalike alusuuringute asemel panema raha hoopis vastupidavate ja stabiilsemate ökosüsteemide loomisse, mitte muretsema nii palju ühe konkreetse pargi mõjude pärast. Mõelge koduteel. Kas te kirjutaksite sellele alla, et kas te arvate, et see oleks parem tulemus, teades eelnevast slaidist, et me tegelikult neid mõjusid prognoosides tihtipeale eksime. Ja ainult pikaajaline tagantjärele seire näitab, et mis päriselt toimub. Arvatakse, et võluvitsad siis tuuleparkide arendamisel on siis see nii nimetatud nature inclusive design ehk loodust arvestav disain või tuulepargi siis nii-öelda lahendus. Net positive influence ehk midagi võib negatiivselt mõjutada, aga kokkuvõttes sa siis pingutad nii palju, et lõpptulemusena oleks sellel tuulepargil positiivne kogumõju ja kindlasti järelseire põhjal täiendavate leevendusmeetmete rakendamine. Me õppisime seda paar aastat tagasi Rootsis ja tegelikult eile minu meelest kumas see ka Saara ettekandest läbi, et Skandinaavia maades on nii, et kui te olete selle tuulepargi loa välja andnud, siis tegelikult tagantjärele seda nagu muuta ja mingeid lisatingimusi seada on ülimalt keeruline, kui mitte võimatu. Et Rootsis annavad seda luba välja isegi nagu keskkonnakohtud. Ja seetõttu nemad ikkagi Skandinaavia maades meile on rõhutanud, et kõige olulisem on ikkagi see algne hea asukoha valik, sest pärast midagi muuta on keeruline. Meie oleme seda nüüd oma nahal juba kogenud. Meil on üks juhus, kus me tegelikult nägime vajadust võtta tegevusluba lahti ja panna sinna lisatingimusi. Aga Eesti tingimustes on tegevuslubade väljastatud teadupärast kohalikud omavalitsused. Ja kohalikud omavalitsused ütlevad, et kogu see elustiku, see seire ja see temaatika ei ole tegelikult nagu nende kompetents ja pädevus ja selle eest peaks Keskkonnaamet hea seisma ja nad ei ole üldse eriti varmad neid tegevuslube avama ja muutma. Aga no vaatame, esimesed praktikad, me kõik peame natuke treenima veel, et kuidas see päriselt toimima saada, kui see vajadus tekib. Et meil siin Renno oli see vist, kes eile ütles, et kui üks kotkas hukkub, et see näiteks peakski olema see piir, pärast mida peaks panema tuulikutele siis kaamerad ja peatamissüsteemid peale. Ja see on tegevusloa tagantjärele muutmine sisuliselt. Ja iga riik peaks siis nõudma, et lisaks leevendamisele rakendatakse ka siis neid loodust arvestava disaini põhimõtteid, sealhulgas siis hüvitusalade ehk kaitsealade määramine projektide vältimatu osana. No, selles osas ma olen väga kahtlev, et kas see Eestis niipea teoks saab, sest me teame, et me küll praegu pingutame selle nimel, et täita seda 30% kaitstavate alade pindala, aga uute kaitsealade juurde moodustamine iga päevaga muutub üha keerulisemaks, sest eraomanikele täiendavaid kitsendusi peale ei taheta panna ja riigimaal hakkab juba napiks jääma seda ruumi, kuhu neid mõistlikke kaitsealasid teha, kus oleks ka igatpidi põhjendatud ja päriselt efekti annaks. Aga punane kiri. Suuri lootusi pannakse uutele tehnoloogiatele. Mul on nii hea meel, et pärast minu ja minu kolleegide ettekannet ja etteastet tuleb siia meie kolleeg Saksamaalt, kes räägib, kui hästi on suudetud siis õpetada masinad linde tuvastama ja süsteemid toimima panna niimoodi, et vältida siis eriti ohustatud, kriitiliselt mõjutatud liikide hukkumist. Aga kasutusel on ka veealused droonid igasugusteks seireteks ja uuringute tegemiseks, linnutuvastuskaamerad, radarid, veekeemia analüüsid, DNA määramine, satelliitpildid ja kõike seda peaks siis AI toetama, kes teadupärast on igavene valelik
tegelane, aga selliste suurte massandmete analüüsimel võib tast abi olla. Satelliitpiltide osas oli suurepärane ettekanne, kuidas vaadatakse vaalade rändeid Lõuna-Ameerika idaranniku lähedal ja kuidas siis kõrgetelt satelliidipiltidelt tuvastatakse vaalad, liigi ja soo ja isendi täpsusega. Võt see oli muljetavaldav, kuidas AI sellest ruudulisest kribust tekitas vaala märja seljaga. Koostamisel ja testimisel on siis Kaitsealade Liidu juhis koosmõjude hindamiseks ja Euroopa Liidu siis DG Environment pidi talviseks pööripäevaks koostama tuuleparkide mõjuaruande. Kas keegi saalist on seda näinud? See sai kirja pandud möödunud aasta septembris see info, et on tulemas talviseks pööripäevaks. Meie veel ei tea, et oleks valminud. Nii, aga me jõuame vaikselt Eestimaale. Pikka aega on riigil puudunud selline päris tervikvisioon meie hinnangul ja on lastud seda tuulearendust minna üsna vabavoolu teed. Aga meie ise näeme, et riigil peaks siis sellise optimeerimisülesandena olema korralik, ruumiline nägemus, võrkude vastuvõtuvõime, igasuguste erinevate arenduste, biogaasi, maasoojuse, päikeseenergia, hüdropumplate, vesinike, salvestuste, sagedusreservide näol, kui palju siis tegelikult oleks vaja ja kuidas me täpselt selle eesmärgini jõuame. Et Märt eile siin rõõmustas, et lõpuks ometi me saime teada, mitu tuulikut on tarvis, et nüüd on lihtsam otsuseid teha, sellepärast et me saame öelda, et näiteks nende ja nende arendustega, millel me juba oleme alla kirjutanud, meil on näiteks 53 tuulikut juba olemas ja teie konkreetne arendus panustab sellesse riiklikku eesmärki võt nii ja nii palju ja kui paremaid lahendusi lauale ei ole, siis me peaksime selle arenduse läbi laskma, et lõpuks see eesmärk ka saavutataks. Ja väga suur vahe, see on ka Märdi kordus eilsest päevast meeldetuletus teile, et on väga suur vahe, kas valida igas piirkonnas välja siis kõik võimalikud või hoopis kõik riigi tasemelt vaadatuna parimad ja kindlatele kriteeriumitele vastavad tuulealad. Ja võib-olla on arendajatele see paha uudis, aga tegelikult Keskkonnaamet absoluutselt ei taha arvestada seda, kellega teil on maakasutuskokkulepped sõlmitud, sest see riigi vaates ei saa olla määrav, meie vaatame ikkagi keskkonna aspekti. Kiired muudatused taastuvenergeetikaga seotud õigusruumis on meie jaoks tõsine väljakutse, sellepärast, et me päris mitmel puhul päris täpselt ei tea, kuidas seda tõlgendada. Eile kiusasime garderoobis oma Leedu kolleegi ja küsisime, et kas ja kuidas nemad üldse seda ülekaaluka avaliku huvi klauslit rakendavad, mis võimaldaks kaaluda liikide kahjustamise lubamist. Ehk sisuliselt nagu, et me teame, et liigid saavad kahjustatud, leevendusest ei aita, tuleks minna hüvitamise peale. Ja siis selgus, kui ma nüüd Juliusest õigesti aru sain, ta saab seda kommenteerida, et leedukad seda üldse ei kasuta, et nad ei kaalu ja nad on sellest leidnud nagu teistsugused skeemid, kuidas nad oma tuulepargid saavad püsti panna. Ühes piirkonnas võib meil olla korraga väga palju erinevaid planeerimisprotsesse käimas, mis meie hinnangul teeb sisuliselt võimatuks kuhjuvate mõjude hindamise, sest me ei tea, millal järgmine eriplaneering, üldplaneering võib olla mitu eriplaneeringut, siis on detailplaneeringud detailsete lahendustega, et kuidas siis neid omavahel kaaluda, öelda, mis on positiivse, mis on negatiivsema mõjuga. KOV-ides kasutatakse elamute ümbruses erinevaid puhvreid, siin 750 kuni 2 kilomeetrini. Ja meie hinnangul inimeste tundlikkus, jah, see sõltub natukene sellest maastikust, milles need tuulikud asuvad, vahepealsetest igasugustest kõlvikutest, aga ikkagi võiks olla üle Eesti ühesugune ja riigil peaks olema siin seisukoht, mis on aktsepteeritav kaugus. Me teame, et Euroopas on neid oluliselt lähemale rajatud tuulikuid. Kokkuleppel inimesega on Eestis ka võimalik teda lähemale panna, aga tegelikult võiks olla üks ülempiir, mis tervisenormide täitmiseks piisaks. Meile teadaolevalt on see kuskil seal 500 meetri peal. KOV-ide avalikustamise protsessides meie kurvastuseks loobutakse vahel nii keskkonna seisukohast sobilikest kui ka täiesti kaalutavatest aladest, millel väikeste modifikatsioonidega oleks võimalik seda asja ikkagi valmis ehitada. Kultuuriloolise väärtusega põllud näiteks lihtsalt kohalike vastuseis, vaieldavad tervisemõjud ja nii edasi, et see kõik võib viia selleni, et KOV ütleb, et ei, et siia parem ärme üldse midagi tee, aga samal ajal energiat meil on tarvis ja
tunnistan ausalt, mina ei näe, et me põlevkivi energia peal saaksime veel aastakümneid ratsutada, et see üleminek tuleb teha pigem varem kui hiljem ja mingisugused energiaallikad tuleb leida. Mõned sobivad planeeritud alad jäävad ka arendushuvita. No ilmselt seal taga on siis majanduslikud kaalutlused, et keskkonna seisukohast on täiesti sobiv ala, aga lihtsalt sinna võib-olla see võrgu ja taristu arendus on liiga kallis ja see tuulikute arv on liiga väike. Ja mis meid eriti nagu murelikuks teeb, on see, et tegelikult neid ühendusliine ei planeerita planeerimisseaduse kohaselt koos asukoha valikuga, ehk tihtipeale me ei tea, kust kaudu need ühendused lõpuks siis sünnivad. Ja et kas siis tõesti on vaja teist ringi planeeringut ka liinide ehitamiseks, millel on kahtlemata elustikule omad mõjud. Mis on siis meie roll ja vastutus kogu selles suures mäsus? Meie näeme endal siis õigusruumi piires, see on alla tõmmatud, tasakaalustaja, mitte takistaja rolli inimeste vajaduste ja majandushuvide ning pikaajalise kestliku arengu ja keskkonnaju vahel. No see on küll ilus kantseliitsõna, vaesed tõlgid, täname teid seal üleval. Et põhimõtteliselt me tahaks öelda, et me oleme siis see vedur, mis hoiab siis optimaalset kiirust, mitte maksimaalset võimalikku, vaid just optimaalset ja valime siis seda rööpapaari, et kogu see rohepöörde ešelon ikkagi nagu rööbastel püsiks. Ja selleks siis Keskkonnaametil tuleb elustikukaitse kontekstis viia siis õigusaktide, poliitikate ja tegevuskavade piires ellu siis riigi rahvusvahelist keskkonnapoliitikat ja uskuge mind, ma ei tea ühtegi kolleegi, kes ei oleks pidanud kirjutama kirja, millega ta oma südames ei nõustu. Ehk see on täiesti nagu vastuväärne või vastuolus sinu sisemiste väärtustega, aga kuna õigusruum on ees, siis meil ei ole teistsugust võimalust ja siis me kirjutamegi nii, nagu peab. Et ei saa lähtuda ametniku suvast. Siis õigusaktid ja sinna integreerimata kohtulahendid ja ministeeriumite tõlgendused on siis see töövahend, millest me lähtume väga palju. Eile Pauli teile rääkis, et miks me hakkame rohevõrgustikuga üha rohkem arvestama, sellepärast et kohtud on öelnud, et me peame, kuigi meil see õigusruum annab võimalusi, ütleme siis nii, mitte arvestada. Riiklikult võetud kohustused, kõik need Natura eesmärgid, nüüd augusti lõpuks küpseb looduse taastamise kava, väärtuste seisundi trendid ja puudujäägid, et me ju näeme, et meie Eesti elustik läheb ka aina halvemaks. Möödunud aasta lõpus valmis meil viimane elustiku raport, mis näitas, et ikkagi suuremal osal meie liikidest ja elupaikadest on läinud kehvemini. Ja igasuguste riiklike tegevuskavade ehk elupaikade liikide tegevuskavades võetud eesmärgid, mis täpsustavad lausa pindalade täpsusega, mida ja kui palju peaks meil olema kaitse all ja kus ja kuidas. Eelnevate põhjal kokku lepitud tegevusjuhised. Ja meie asi on siis teha ettepanekuid ja osaleda õigusloome andmekogude ja koostöö parandamisel, hoida eelnevale tuginevalt tingimuste seadmisega elukeskkonda koos kõigi osapooltega tulevastele põlvedele, mitte meile endale. Ainult arendades loodushoidu ja kaitstes elurikkust ning keskkonnaseisundit. Et mul oli kolleegidele just eile rääkisin, mul oli nädalavahetusel ühe oma kauaaegse sõbraga vestlus ja tema on selline, kes ehitab. Ja siis ta ütles vabas õhkkonnas, et no aga et meie oleme ju väärtuse loojad, et teil on selline tilulilu töö. Ja siis ma küsisin taga, et kust tulevad sinu need ehitusmaterjalid? Et nad tulevad kõik sealt keskkonnast, et keegi ei ohjaks seda tarbimist ja ei suunaks seda ja ei survestaks, et seda kasutataks kõike seda ressurssi säästlikult, et siis poleks varsti enam millestki midagi ehitada, et mis see väärtus siis lõppude lõpuks on, et me tihtipeale kipume ära unustama, et see puhas vesi, õhk, kõik need loodusressursid, et me kõik sõltume otseselt nendest. Ja elustiku ja keskkonnakaitsel on Keskkonnaametil siis kooskõlastuste andmisel ja nõustamisel see põhivastutuse kandja roll riigi poolt vaadatuna. Me ei tegele sotsiaalsete küsimustega, majandusega, ökonoomikaga, tervishoiu või muude selliste teemadega. Ja üld- ja detailplaneeringute, vajadusel siis ka tegevuslubade puhul ning vastavate keskkonnamõjude hindamise, programmide ja aruannete kohta me esitame siis oma ettepanekud ja tingimused, anname kooskõlastused ja me panustame siis just nimelt elustiku osas. Vajadusel me anname nõu, kuidas keskkonnakahjusid vältida ja negatiivseid mõjusid minimeerida, leevendada või kompenseerida. Ja me korrastame ka registriandmeid, ehk meie inimesed vaatavad üle, kui teie meile toote aruanded, siis tihtipeale on see nörritav,
ja meie poole ka väga paljud vabaühendused pöörduvad, et mis, et te saite juba möödunud sügisel, saite aruande, me andsime teile teada, et seal on sellised ja sellised liigid ja miks nad ei ole ikka veel registrisse jõudnud. Teate, Keskkonnaamet on umbuslike inimeste pande, et me kontrollime, me käime väljas, kui võimalus on, me vaatame, kes on need nii-öelda eksperdid olnud, kes selle info meile on toonud ja siis me peame joonistama sinna ka tegelikult registri nõuetele vastavad polügoonid või alad, kus see liik võiks siis leiduda. Nii et, ja see kõik võtab aega ja meil on prioriteedid, et esimene prioriteet on meil tuurearenduste menetlemine olemasoleva parima teadme põhjal ja me arvestame seda infot, mis meile on saadetud, kui meie oma kaalutlusi teeme, aga kõik ei jõua kohe nii kähku registrisse, nii et palume, ärge olge pettunud, aga REPoweri rahade eest me oleme tuhandeid registrikandeid tegelikult ajakohastanud väljas läbi käinud ja just nende liigigruppide osas, mis kõige enam tuulearendusi mõjutavad. Me töötame välja ühtlustatud põhimõtteid liigielupaikade kaitse osas vastates siis vastavates tegevuskavades või tööjuhistes. Sealhulgas teeme siis alusuuringute lähteülesandeid, tellime neid ekspertidelt sisse ja lõpuks me oleme ka järelevalvaja positsioonis tänu oma inspektsiooni töötajatele. Ja mis on meie väljakutse? Loomulikult ressursside, nii teadmiste kui oskuste nappus. Puhanguline koormus ja lühikesed tähtaega keeruliste dokumentidega läbitöötamiseks. Te eile nägite, Märt näitas kaarti, et meil on 30 uurimisala, mille aruanded meie lauale moel või teisel jõuavad ja nüüd kujutage ette, et meil iga spetsialist, kes proovib olla omal alal kõige pädevam, peab vaatama oma sektsiooni läbi, suured mahukad dokumendid, ei ole lihtne aja raames sellega toime tulla. Kumulatiivsed mõjud ja ülevaate puudumine arenduste hetkeseisus, seda on väga keeruline hoida. Otsustamise vajadus vähese infobaasil, sellest juba alguses palju rääkisin. Liigikaitse ja koosluste kaitse põhimõtted, et mida siis ikkagi liik vajab. Isend versus populatsioonikaitse, riiklikud kogu eesmärgid, nende prioriteetsus, kõike seda me peame arvestama. Õigusruum muutub, tõlgendusvõimalused muutuvad, segadused on rakendamisel peale lõunat. Meil tuleb üks õigusruumi tutvustav ettekanne Kliimaministeeriumi kolleegidelt. Niinimetatud lühimenetlustele üleminek on meie jaoks suur väljakutse, alternatiivide hindamine. Kohtuvaidlused võtavad meilt väga palju ressurssi ja vaieldakse, et me oleme liiga leebed, aga me oleme ka liiga karmid olnud. Seesama registriandmete tagantjärele muutumine, ehk teisisõnu me oleme parimate teadmiste põhjal oma arvamuse välja öelnud ja siis register muutub ja olukord muutub kardinaalselt. Me peame täiesti uues ruumis orienteeruma. Järelseire ja tegevuslabade muutmise vajadus. Hästi põgusalt uutest registriandmetest. Register ei ole igal hetkel ajakohane. See ei tähenda, et Keskkonnaametil ei võiks olla rohkem infot, mis lihtsalt ei ole veel registrisse nõuete kohaselt kantud. Alusuuringute ja planeerimise ja mõjude hindamise ajal leitud loodusväärtustega tuleb alati arvestada, vajadusel muuta algset planeeringut või kavandada leevendusmeetmed. Aga hüvitamist planeerimisprotsessis kavandada veel ei saa. Hüvitamist saab kavandada tegevuslubade protsessis, seda ütleb meile praegune õigusruum. Aga kui loodusväärtus leitakse pärast planeeringu kehtestamist, siis tuleks tõesti keskenduda esmalt leevendusmeetmetele, otsida neid ja kui neid ei ole, siis nende puudumisel hüvitusmeetmetele ehk kogu protsessi me tagasi ei taha pöörata. Uuringud ja järelseire. Varasemate tuuleparkide järelseire, seda sai ka eile siin mainitud, on kas vahel täiesti puudunud, kui seda pole, näiteks Aidu oli siin eile jutuks, kui seda pole vajalikuks peetud, sest ei ole nähtud, et elustikule võiks selles kohas mingit väga ränka mõju olla. On liiga napp olnud järelduste tegemiseks või siis täis erinevaid väljakutseid. Näiteks rändel hukkuvad või muu elupaiga valivad saatjaga varustatud isendid. Et paned talle saatja selga, ta peaks sulle infot tooma ja tema lendab minema. Välised ja andmete tõlgendamist mõjutavad igasugused muud tegurid, näiteks pliimürgitused, ekspertide andmete kvaliteet ja pühendumused. Me oleme nende aastatega päris palju ekspertide käekirja ekspertideks saanud. Me tunneme teid juba käekirja järgi ja me ei jäta üheltki ekspertilt küsimata küsimusi, et viia tema töö võrreldavale tasemele teiste ekspertidega. Ja sellest oli eile palju juttu, seda ka Piret rõhutas, et eksperdid, öelge selgelt välja, mida te tegelikult arvate, mis on teie soovitused parimate teadmiste põhjal ja me kõik oleme ekslikud. Ekspertidel praegu meil ei ole kvalifikatsiooninõudeid, aga ma rõhutan, meil on piisavalt kogemust, et me tegelikult nõuame teatud standardit ja kvaliteeti, nagu Art teile eile ütles, et me oleme kvaliteedikontrollid.
Aga rõhutan veel korra üle, et suur probleem on meie jaoks nende alusuuringute järelseire tulemuste avalik kasutatavus ja nende salastamine on sageli meie jaoks küsitav ja tegemist on keskkonnaandmetega, mis peaksid olema avalikud. Tegevuslubade muutmine järelseire või muu tegevuse käigus. Et nagu ennist öeldud, siis nende pärast leitud loodusväärtuste tõttu võib tekkida siis vajadus muuta juba välja antud tegevusloa tingimusi ja rakendada siis leevendus- või hüvitusmeetmeid. Näiteks tööaega reguleerida, peleteid lasta paigaldada, kuigi need vist eriti hästi ei toimi. Nii-öelda batch mode'i ehk siis nahkhiirte tõttu mingisugust peatamisrežiimi kohaldada, linnutuvastus- ja peatamismehhanisme. Ja selle täitmise üle tegelikult, et tegevusloa tingimusi täidetakse, selle üle peaks järelevalvet teostama loaandja, milleks Eesti tingimustes siis tuuleparkide puhul on kohalik omavalitsus. Ja ka nemad saavad seda luba muuta, aga meil tegelikult väga hästi ei ole see sisse treenitud, kuidas see protsess peaks käima, et tegelikult peaks ekspert ütlema järelseire põhjal, kuidas peaks muutma, Keskkonnaamet valideerib, ütleb, annab märku kohalikule omavalitsusele, et tegelikult te peaksite tegevusluba muutma, kes alustab siis seda protsessi. Aga mis me oleme näinud, et varasematesse tegevuslubadesse pole sageli kas osaliselt või üldse keskkonnamõju hindamise aruannetes kajastatud tingimusi üle kantud ja ega ka järelevalvet selle täitmise üle teostatud. Meil on praegu laual nii-öelda uuendatavad või täiendatavad tuuleparkide menetlused Saaremaal, kus oli järelseire nõue, mida ei ole tehtud. Lihtsalt on tegemata ja mida me siis teeme sellises olukorras, kui mõjud pidi välja selgitama järelseire vastavalt aruandele. Ja riigil on pikk tee süsteemse praktika rakendamiseni. Aga mida me siis oleme teinud? Eile Rainer Vakra luges rõõmuga meil siin ette, kui palju toredaid aruandeid me oleme teinud ja ma nägin eile Slido keskkonnas oli ka küsimus, et kus need kätte saab, et kodulehelt ei ole leitavad. Keskkonnaameti kodulehel ehitust planeerimine ja ehitamine sektsiooni all on tegelikult lehe keskosas tuulearendused ja seal on need siin üles loetletud aruanded kätte saadavad. Et need on pikad ja keerulised pealkirjad, päris palju käsitleb nendest meretuuleparkide teemat ja uskuge mind, need ei ole kasutatavad ainult tuuleparkide arenduste jaoks, need metoodikad. Näiteks merepõhja elustiku ja elupaikade uuringute metoodikat me ootasime pikkade silmadega, meil oli seda hädasti tarvis, meie enda kaitsekorralduskavade tarvis, mis iganes kaadamisalade rajamiseks, laevateede süvendamiseks ja nii edasi, et meil on seda metoodikat palju laiemalt võimalik kasutada. Märt rääkis siis tuuleparkide planeerimissoovitustest, mis kirjutati üle pärast maismaalinnustiku analüüsiga, mis ei ole Repoweri raames ja meie rahadega tehtud, aga meile väga abiks olnud dokument. Siis tuuleparkide elustiku uuringute metoodikad, mida me praegu läbi vaatame, oma parimate teadmiste põhjal uuendame ja järelseire miinimumnõuded. Samuti me oleme kokku pannud maailma parimad praktikad tuulikute mõjude leevendamiseks ja hüvitamiseks loomastikule. Me oleme ära digitaliseerinud keskkonnamõjude hindamise aruanded, teinud Kotkases kättesaadavaks vastava andmekogu ja loonud sinna otsimisvõimaluse ja rohevõrgustiku planeerimise kasutustingimuse miinimumnõuded, millest me ise vähemalt püüame lähtuda. Ja me jätkame registriandmete parandamisega ja jätkub ka siis koolitusprogramm vari nime all Haritum ametnik. Ja ma kohe lõpetan, see on minu viimane sisuslaid, et me õpime tehes tööd. Kõik juhised meie jaoks on elavad dokumendid, mida tuleb perioodiliselt ja tarkuse kogunedes kohandada. Me proovime olla hästi õiglased ja võtta töid vastu töö alustades kehtinud reeglite järgi, ehk mitte tagantjärele rusikat vibutada ja nõuda midagi, mida me töö alguses ei taibanud nõuda, siis meil tuleb see, kuidas nüüd öelda, omaks võtta või sisse võtta, nagu ütleb minu kauaaegne ülemus Leelo Kukk. Ja me palume arendajatel esitada oma uuringud ja seired valideerimiseks võimalikult kiiresti, et need ei jõuaks aeguda. Mis meil on veel tegemisel? Nagu ma ütlesin, taastuvenergeetika ei ole ainult tuulepargid, et me tegeleme ka biogaasijaamadega ja tuumaga ja päikeseparkide teemadega. Aga praegu tehakse siis AI mudelit Kotkas ehk keskkonnalubade infosüsteemis biogaasijaamade lubade analüüsiks. See peaks valmima juba märtsi lõpuks, mis on osutunud täiesti sobivaks ka teist tüüpi lubade analüüsiks seal. Meil on lukku löömata veel mereimetajate inventeerimise seirejuhis, sest kõik hülgeuurijad on praegu jää peal hülgepoegi lugemas ja silitamas.
Hukkumisriskide arvutamise korrigeeritud mudelid, Tarmo jäi täna koju, jäi lausa haigeks, sest tal on see töö laual ja aktsepteeritavad lävendid siis mingilgi moel tahaksime paika panna, mitte ilmselt me ei jõua nii kaugele nagu leedukad, et panevad selle õigusakti kirja ja kehtestavad lausa, aga abiks ikka, kui me vähemalt ühisele nägemusele jõuame. Klimmiga me mässame liikide kahjustamise hüvitamise õiguslike põhimõtete rakendamise juhisega. Ökoloogiliste aluste põhimõtted sõltuvad väga palju nendest hukkumisriski mudelitest ja aktsepteeritavatest lävenditest. Art on nendega hambaid murdnud ja täiendame metoodilisi juhendeid. Nii et kokkuvõttes me püüame parimat, aga välja tuleb, nagu te kõik olete omal nahal tunda saanud ja me vabandame kõigi pettumuste eest, mis me teile oleme valmistanud oma tööd tehes. Paremini pole lihtsalt osanud ja suutnud. Aga avatud küsimusteks ja kolleegid Art, Pauli ja Märt võivad tulla siia lavale, võtta mikrofonid toolides ja on valmis mind tugima, sest mina olen ainult administraator, nemad on nagu päriselt sisuspetsialistid. No nii, aitäh, teeme Kailile aplausi. Ja tõesti, siin on mikrofonid ka vist olemas, kui te tahate. Peab vist sisse lülitama, et nad tööle hakkaks. Või üks, tegelikult töötavad. Nii, aga siia alustuseks selline küsimus Kailile. Kes on luuletuse autor, mis sa alguses lugesid? Teate, ma proovisin seda täna hommikul otsida, see ei ole eestlane, see on tõlkeluuletus ja seal on tegelikult üks salm veel, aga see oleks olnud solvav. Seda ma ette ei lugenud. Ma saan selle välja otsida, selle võib mulle personaalselt saata. Selge. Nii, hakkame siis sisuliste küsimuste juurde minema. Kas on üldse võimalik, et ühel tuulepargi arendajal on parem põhjus tulemuste AK märkega märkimiseks kui teisel? Juristi meil siin ei ole, aga sõltub, et kas meile tulevad alusuuringute andmed või järelseirandmed. Minu meelest on sellel ka suur vahe. Me võime aru saada sellest, et kui alusuuringud võimaldaksid teisel samas piirkonnas konkureerival tuulearendajal saada nagu odavamalt läbi ja jätta osad alusuuringud tegemata, et siis võib tekkida küsimus, et tõesti, et kas see annab neile nagu ärieelise. Et vastus oleks, et võib olla, et on suurem põhjendus teatud juhtudel AK-märget kasutada teatud ajaks, aga siis tuleb need ikkagi varem või hiljem tuleb andmed avalikuks teha. Millal loetakse uuringud aegunuks? Märt tahab kindlasti vastata sellele. Ei taha, sest ma ei oska. Me oleme selle üle väga palju pead murdnud, ka ekspertidega arutanud, et tegelikult paraku ei ole võimalik panna uuringutele peale parim enne tähtaega, rääkimata siis kõlblik kuni tähtajast. Halvemal juhul uuring võib vananeda päevadega, ehk siis võib järgmisel päeval midagi sinna leitakse. Keegi tuleb järgmisel päeval pesitsema. Aga ütleme suurusjärgus, eks ta muidugi sõltub jälle sellest, millega tegemist, et kui meil on tegemist ikkagi otseselt maastikulist püsivate objektidega, veekogu, mis on nahkhiirte toitumisala, siis see püsib seal aastaid ja tõenäoliselt, kui mingit kataklüsmi ei juhtu, siis need nahkhiired seal ka edasi toituvad. Aga kui on sellised vähe juhuslikumatest asjadest sõltuvamad väärtused, siis tõesti võib-olla isegi paari aasta pärast võib olla vajadus üle kontrollida. Küsimus selle tuuleparkide elurikka keskkonna osas. Ühelt poolt tahetakse, et tuuleparkide all oleks elurikas keskkond, teiselt poolt on vaja kõik linnud ja loomad neist eemal hoida. Kus peitub tõde? Mina enda visiooni ütlesin, et minul tekitas küll see slaid, mida Hispaaniast näidati, pisut küsimusi, et kas see on kõige targem sinna meelitada. Me teame, et näiteks Sopitootsi puhul oli üks leevendusmeede just see, et kuivendada ala pisut kuivemaks, et sookurgedel ei oleks sinna asja, kuigi me eile kuulsime, et sookured tegelikult suudavad suurepäraselt vältida neid tuuleparke. Aga jah, et kui me meelitame sinna ka pisielukad, siis tegelikult tulevad need toidujahtijad sinna ju järele. Aga et pigem siis peaks kuskil tuulepargi ümbruses ja kaugemal neid meelitavaid objekte rajama on minu nägemus, aga ma ei tea, Art või Pauli võivad seda kommenteerida. Mina arvast seni ei ole eesmärgiks võetud, et tuulepargi all peab olema elurikas keskkond. Pigem me ju üritame leida kohti, kus
mõjud oleks võimalikult väiksed, nii et tõenäoliselt siis ka vähem elurikkad. Ja seda ju eile ka tegelikult Renno vihtas, et kõige põhjalikumaid elustiku uuringuid oli see Renno vist tehakse seal, kus linde tegelikult peaks olema kõige vähem, ehk need on eelvaliku põhjal kõige eluvaesemad kohad võiksid olla. Eks jah, ma lõikan vahele sulle. Et eks me jah, jõuame jälle selle sama lause juurde tagasi, et asukoht. No. Nii, siin on... Ma võib-olla vaidleks vastu teile. Et kui meil on ikkagi tuuleparki agendusala, suur ala, 15 tuulikut ja selgub, et tegelikult sellest 15 tuulikust näiteks võib-olla 5 ei saa panna, siis võib-olla selle ala peale, kus need 5 tuulikut ära jätta, sinna äkki soodustada midagi, seal võib-olla mingisuguseid mõjusid võtta maha, mis seal muidu avalduksid. Ja aga see ongi siis nagu lõpuks rajatava tuulepargi nagu kõrval, et mitte, et me tahaks, et need oleksid täiesti eluvaesed, need metsad, eks ju, et kui need liigid, kes saavad seal väga hästi hakkama koos tuuleparkidega, jumal nendega, siin väga tahaks olla. Küsimus oli, kas Sopi-Tootsi pargi kõrval oleva päiksepargi alla märgala taastamine on hea mõte? Vastab, kes julgeb. No see on lihtsalt hinnang praegu. Eks see võib-olla kõlab natukene naljakalt see lause, aga et mis on selle märgala nii-öelda eesmärk? Kas see on selleks, et seal näiteks veelinnud saaksid olla või on see rohkem veerežiimi hoidmine, ütleme siis sootaimestikule taastumisvõimaluste andmine? Sellisel juhul ma ei näe nagu mingit probleemi, kui eesmärk on tõesti pigem veerežiimi hoidmine, et praegu me oleme küll selles õndsas seisukohas, et meil endiselt sajab rohkem kui aurab, aga kas see ka nii jääb? Jah, et nagu ühesõnaga veerežiim on üks oluline probleem, järjest olulisem probleem meil ja kui eesmärk on see, siis seal ei ole nagu mingit konflikti. Märt tahtis vist ka midagi öelda. Jah, eks seal osaliselt Pauli tegelikult juba selle ütles ära, et seal ongi ju küsimus, et miks seda märgala taastada, et mis eesmärkidel, kas elurikkuse tekitamiseks, elurikkuse soodustamiseks või siis süsiniku sidumise intensiivistamiseks, mis iganes. Et see on nüüd erinevaid põhjuseid, miks on ja kas see on mõistlik või mitte, see sõltub tegelikult sellest, kui hästi me suudame neid tulemeid prognoosida, mis sellest asjast nagu saama hakkab 10, 20, 30 aasta pärast. Nii, järelhindamine. Loaandjatel ehk KOV-idel ei paista olevat tahet ega pädevust teha loa tingimusi korrigeerivat järelhindamist. Kas Keskkonnaamet suudaks võtta siin tagant tõukavat rolli? Oleme juba tõuganud natuke. Me kirjutasime KOV-ile, ütlesime, et meie meelest peaks loa avama ja sinna panema nii ja niisugused tingimused. Sealt poolt on olnud haudvaikus, tõukame edasi. Siin oli mingi lisaküsimus, kas Keskkonnaametil on plaanis projektide seire tulemuste alusel järelhindamist teha ning vajadusel loa tingimusi muuta? Jah, sama vastus, et jah, kui me näeme selleks tegelikku vajadust ja võimalust, ehk tegelikult annaks midagi paremaks teha, siis me kindlasti kasutame seda. Miks ei ole võimalik tegevusloaga seada tingimuslikult nõudeid stiilis, kui kotkas hukkub, peab panema kaamerasüsteemid? Selliseid soovitusi saab anda tegelikult. Et nagu te kuulsite, siis leedukad on ju nii öelnud, et kui on ilmnenud selline ja selline suremus, siis hakkavad kehtima täiesti uued mängureeglid. Põhimõtteliselt on see võimalik, jah? Korra kommenteerin juurde, et see ongi see, et nii meie kui omavalitsused peavad olema väga, väga tähelepanekud, et planeeringutes, kehtestamise otsustes, lubades oleks see muutmise võimalus kirjas. Et varasemalt ei osatud sellele tähelepanu pöörata ja seega tekibki hästi keeruline olukord, et kui ette ei hoiatata, et muutmisvõimalus võib tulla, siis on tõesti hästi keeruline öelda, et nüüd peate hakkama midagi teistmoodi tegema. Aga kui see hoiatus olemas, siis tundub, et see oleks täiesti realiseeritud. Millised on need kindlad kriteeriumid, mille abil oleks hea filtreerida välja parimad tuulealad? On selline lihtne kindel kriteerium? No me oleme proovinud nii palju, kui meil seda kindlust on olnud, et sinna planeerimissoovitustesse tegelikult paika panna. Ehk me oleme pigem töötanud nagu välistusmeetodil, et võtame need kõige õrnemad ja haavatavamad alad välja ja siis vaatame järele jäänud alade piires.
meie ütleme ka tegelikult, et inimestele võiks lähemale panna ja tegelikult välisriikide kogemused on näidanud, et hirmul on suured silmad. Eile just vestlesin Leedu kolleegiga ja küsisin, et kuidas nendel uute tuulealade planeeringud läbi lähevad. Ja siis ta ütles, et kui tegeletakse juba olemasolevate tuuleparkide näiteks laiendamisega või uuendamisega, et siis kohalikke inimesi tegelikult üldse nendele avalikele kaasamiskoosolekutele ei tule, et neid see ei huvita, sellepärast et nad on näinud, et lehmad lüpsavad, elu toimib, tervis püsib ja nad ei pea sellest midagi, aga et kui lähed kuskile uude piirkonda, siis on inimesed ärevil, neil on palju igasuguseid hirme ja muresid ja siis tuleb nendele rohkem nagu tähelepanu pöörata, aga nendel on siiski võimalik ju kasutada neid teiste piirkondade juba kogenud inimesi, kes ütlevad, et tegelikult ei juhtunud midagi hullu. Siin on küsimus ka keskkonnaametnikele, et teile endale, et kas te ise oleksite nõus 250 meetrit kõrguste tuulikutest 500 meetri kuni kilomeetri kaugusel püsivalt elama? Vist küll, jah. Hästi isiklik küsimus, aga mina olen ka, jah. Ma elan küll Tartu linnas ja ma sain aru eile, et linnadesse ei saa panna, meil ei ole siin selliseid tööstusalasid, aga tegelikkuses me oleme päris palju neid tuuleparke nüüdseks külastanud. Me oleme seisnud tundide kaupa vihmas laussajus Rootsis tuuliku all, mis töötas maksimumvõimsusel ja kiirusel. Ja siis ma väga hoolega vaatasin, et kui kõvasti me saame rääkida, kas me saame kommunikeerida, mis tunne mul seal on ja nii edasi. Küsisime eile leedukate käest, nad ütlesid, et nemad ei ole täheldanud, et mulla elustik sellele reageeriks. Küsisime Saarde vallas käies viimati inimeste käest, et kuidas te seletate seda, et elustik, ka väga helitundlik elustik tegelikult tuuleparkidesse siiski satub, et nad ei väldi neid täielikult, et need mõjud ei saa olla nii ulatuslikud. No leedukad ütles, et nendel lehmad reastuvad lausa postivarju, et seal on mõnusam olla, et järelikult ikkagi ei saa need mõjud nii negatiivsed olla, et see on jah. Mina ei arva, et nad kaunistaksid maastikku, aga ma lepin sellega, et kui ma olen nii ablas liik nagu inimene, kes vajab seda energiat, siis kuskilt peab see ju tulema. Jah, ma arvan, et linnainimestel tuleb siin see tegelikult palju kergemini, sest linnainimesed on igasugu inimhäiringutega palju rohkem harjunud. Et on üsna arusaadav, et inimene, kes on elanud maal, võib-olla kolinudki maale selle eesmärgiga, et kuulata linnulaulu, et siis see tegelikult kõigile normidele vastav, see vaikne vihin, mis üle metsa kostab, võib häirida küll. Mardin on veel vastamata. Ma küll ei lahta, aga ma räägin ka. Minu maakodu on Põlvamaal. Ma olen enam sealt kandist pärit ka ja nagu teada Põlvamaale ühtegi tuuleparki ei saa tulla lähiajal. Aga see on sellises kohas, kus täpselt minu maja taga ideaalselt sobiks selline 10-15 tuulikuga park. Suur metsaala. Ja ma õhtul ikka istun ja vaatan ja mõtlen, et mis siis oleks, kui seal oleksid need tuulikud. Ega mulle ei meeldiks. Aga see on meeldimine. Ja ma arvan, et ma olen teistega selles mõttes nõus, et ma leian, et kuhugi on need tuulikud vaja panna, kui selguks, et need oleks vaja panna minu kodust 500 meetri kaugusele, siis ma sellega lepiksin. Aga jah, ei, nad ei kaunista maastikku. Aga samamoodi ei kaunista ka kõik need suured elektriliinid ja muud taristuelemendid või inimese tehtud objektid. Nii lihtsalt on. Meie aega läbi saab mõned küsimused on veel. Ma küsin ühe asja veel. Siin on kommentaar või arvamus, et paljuski on probleemid ministeeriumi tegevusetuse tulemus. Kas Keskkonnaamet on ka ministeeriumi kuidagi lahenduste poole nüginud ja siin all on veel küsimus, et kas Keskkonnaametil on plaanis teha Klimmile ettepanekut muuta seaduse nii, et tulevikus hakatakse keskkonnaluba tuuleparkidele väljastama? Et keskkonnalubasid ju väljastatakse tuuleparkidele ikka või te mõtlete, et nagu keskkonna, mitte ehitusluba või tegevusluba. No ühesõnaga, ma tahan öelda, et ega Kliimaministeeriumil ka kerge ei ole. Me teeme nendega päris tihedalt koostööd, kiusame neid päris palju oma küsimuste ja tõlgendustega. Mõned tulevad lihtsamalt, mõned tulevad keeruliselt, aga ma arvan, et pealelõunane ettekanne Kliimaministeeriumi kolleegidelt näitavad, kui keeruline tegelikult on seda Euroopa õigusruumi korrektselt üle võtta ja
me kõik oleme inimesed, et ega nemad ei ole ka, kuidas nüüd öelda, maailma kõige targemad, igal alal ei saa olla. Teeme koostööd lihtsalt. Üks küsimus veel. Ujuv tuuleparke juba ehitatakse. Kas ratastega tuuleparke ka kusagil hakatakse tegema? Ei ole kuulnud midagi? Ei, ratastest ei ole kuulnud. Puidust oleme kuulnud, et puidust on tehtud esimene kõrge tuulikumast, aga ratastel veel ei tea, jah. Et oleks huvitav, kui on nii kahjulik, siis lükkad sinna poole, kus ei ole nii kahjulik. Ja juhtmeid lihtsalt keridada niimoodi pooli pealt maha nagu niidirulli, eks ju. Vot, aga nüüd me peame liikuma edasi. Aitäh teile, aitäh Keskkonnaametile, teeme aplausi.